Niisiis, see naine jälitati ja lõksu püüti India maapiirkonnas. Sest mõned liberaalid internetis veensid teda, et naisel on täiesti ohutu üksi ringi kõndida kultuurides, kus naistesse suhtutakse teistmoodi. Kui me räägime Indiast, siis räägime ilmselgelt miljarditest inimestest, väga erinevatest kultuuridest ja uskumustest ja see ei kehti iga India piirkonna kohta. Aga teatud piirkondades võivad mehed olla tõesti väga-väga probleemsed. Ma ütlen seda oma isiklikust kogemusest. Ma ei taha kunagi rääkida sellest, mis minuga Indias juhtus, sest see oli üks minu elu kõige traumeerivamaid sündmusi. Aga see on teine teema. Vaatame, mis temaga juhtus. See mees jälitab mind. Mine ära. Jäta mind rahule. Ausalt öeldes olen ma Indiast juba üsna tüdinenud. Ma arvan, et ma lihtsalt lahkun. Mõni hetk tagasi See mees teeb mind nii närviliseks. ma liigun nii aeglaselt, sest ma ei taha, et ta oleks mu selja taga. Ja ta lõpetab iga natukese aja tagant väntamise. Olgu, ma lihtsalt möödun temast ja vaatan, mis juhtub. Need, minu jaoks on oluline see, et tegu on valge naisega ja see on mõnes India maapiirkonnas haruldane. See ei ole midagi, millega nad harjunud oleksid. Kes on täiesti lahti riietatud viisil, mis võib ka nendes piirkondades olla veidi ebatavaline. Ja ta arvab, et ta võib lihtsalt üksi ringi jalutada. Teda kaitstakse täielikult. Kõik on täiesti korras. See näitab lihtsalt, kui rumalaks ühiskond on muutunud. See, et inimesed tegelikult arvavad, et mõnes kohas ja mitte paljudes kohtades läänes võib niimoodi riietuda ja seda ei peeta imelikuks, ei tähenda, et see kehtib igal pool, kuhu sa lähed. Ja, ma olen peaaegu 100% kindel, et see mees kohtleb seda naist tema välimuse ja selle tõttu, kes ta on seksuaalse objektina. Ja ta on välismaalane ning ta on teistsugune ja see on ainulaadne ning ta on ilus ja mees märkab seda. Ja mingil põhjusel arvab ta tegelikult, et ta võib sellises kohas ringi käia, riietatuna nii, nagu ta on, ja et ta on täiesti turvaline, sest keegi kusagil veenis teda selles. See lihtsalt ei vasta tõele. Sa ei lähe kultuuri, kus on teistsugune arusaam sellest, kuidas naised riietuvad ja välja näevad, ning arva, et saad tulla oma lääne standarditega ja need on seal täiesti vastuvõetavad. Ma mõtlen, vaata, mis läänes toimub. Läänes ei saa naised väljas käia, ilma et välismaalased neid halvasti kohtleksid. Me oleme seda igal pool näinud. Asi pole ainult välismaalastes. Üldiselt ei ole naised lääne ühiskonnas väljas käies turvaliselt. Miks siis? Miks peaks keegi arvama, et oled igal pool, kuhu reisid, lihtsalt sellepärast turvaline, et oled naine? See lihtsalt ei ole nii. Ja ma ütlen seda, arvestades, et Indias on väga palju erinevaid kohti, palju erinevaid kultuure, palju erinevaid inimesi, kogukond ja standardeid. Aga just seal, kus tema on, tundub, et mul võib olla õigus. Ma ei tea, mida ta ütleb. Vaata, ta teeskleb, et räägib telefoniga. Ta ei räägi tegelikult. Ma kõndisin aeglaselt, et tal oleks võimalik mööduda, aga nüüd ta peatus. Võib-olla lähen siit alla. See koht tundub Miks sa siit alla sündmuste läheksid? rohke. Miks sa läheksid sinna alla üksi, kui sind jälitab mingi mees? Näed, ma ütlesin sulle, et ta on madala IQ-ga inimene. Lihtsalt muud seletust pole. Ma ei tea, kas seal üleval elab inimesi. See tüüp jälitab mind. Ja mida sa arvasid? Jeesus Kristus. Okei, kus on inimesed? Kus on inimesed? Mitte sellel maha jäetud teel, mille sa otsustasid valida, ega ka mitte maanteel. See on nii rumal. See on täiesti uskumatu. Miina. Okay, call. Ma mõtlen, vaata, ma arvan, et ta on idioot, aga mul on talle palju kaastunnet. See on väga-väga hirmus olukord, kus olla. Pole kunagi lõbus, kui sind jälitatakse kuskil, kus sa ei tea, kus sa oled. Ma ei püüa seda pisendada. See on kohutav, õudne kogemus. Ja mul on temast väga kahju, aga samas ta on ikkagi idioot. Sa jälitad mind. Sa jälitasid mind. Ja muidugi ta jälitab sind. Tee ekraani poolt. Tee ekraani poolt. Mine ära. Jäta mind rahule. Palun, kas sa tegid ekraani pildi? Ja. Ta läheb nüüd. Sa oled mind juba umbes 10 minutit jälitanud. Ausalt öeldes pole see selles hinnas just kõige parem algus. Ausalt öeldes olen ma Indiast juba natuke tüdinenud. Ma arvan, et ma lihtsalt lahkun. Mehed siin on lihtsalt... Nendega on midagi valesti. Ma pean siit kohe ära minema. Mul on lihtsalt kõrini lehmasõnnikust teedel. Mul on kõrini prügist, mida on absoluutselt igal pool.
ma mõtlen, vaata seda prügi, see on vastik. Ma sain aastase viisa, sest tahtsin siia tulla ja tead küll, teha terve ringreisi mööda Indiat. Praegusel hetkel ei taha ma isegi 2 nädalat jääda. Olgu inimesena, kes on Indias käinud. Muide, siin on ühe inimese kommentaar. Kao Indiast minema, sa vastik valge lits. Me ei taha sinu suguseid siia. Vaata, olles ise Indias käinud, pean ma ütlema järgmist. Mõned indialased on lihtsalt kõige imelisemad inimesed, aga mõned mu kõige halvemad reisikogemused on juhtunud just Indias. Mõned kõige ilusamad kohad, kus ma kunagi olen käinud ja mõned kõige vastikumad kohad. Ja see ongi nii, kui sul on tohutu linn, kus elab 2 miljardit inimest. Arva ära, seal ongi erinevusi selles, milliseid inimesi sa näed. Ja ma tean, et meil on siin palju jälgijaid Indiast. Nii et tervitused teile. Te kõik olete islami vastu, mida ma väga toetan. Väga tubli töö selle eest. Igatahes mõte on selles, et sa ei lähe üksi kohta, mida sa ei tunne, riietudes paljastavalt ja ei oota, et sind võetakse täiesti normaalselt vastu. Muide, siin on värskendus selle loo kohta, mis edasi juhtub. Siin on värskendus minu viimasest videost. Mine ära, jäta mind rahule. See läks natuke viraalseks ja India meedia võttis selle üles. Politsei alustas uurimist ja arreteeris selle mehe. Politsei võttis minuga ühendust, tuli minu hotelli ja esitas mulle mõned rumalad küsimused. Nad kahjustasid minu passi ja jooksid siis minema, kui ma proovisin nende nimesid teada saada. Tere, mis teie nimed on? Ma palusin politseil kustutada kogu teabe, mis neil minu kohta on, sest ma kardan, et nad võivad minu andmed sellele mehele lekkida, kuna nad andsid mulle tema andmed. Kui ma oma kaamerat uuesti vaatasin, sain aru, et mees oli mind tegelikult jälitanud juba varem, kui ma arvasin. Ta oli tegelikult olnud minust umbes 50 meetrit eespool. Ta pidi olema tagasi vaadanud ja mind näinud, sest hiljem peitus ta kaubiku taha ja ootas mind. Ja niipea, kui ma möödusin, hakkas ta mind jälitama. Nii et kõik need inimesed kommentaarides, kes ütlesid, et ta ei jälitanud mind, jah, ta jälitas küll, kurat võtaks. Kui mu sõbranna poleks telefonile vastanud ja temast ekraani pilti teinud, asjad oleksid ilmselt halvasti lõppenud. Praegu ei huvita mind, mis selle mehega juhtub. Ma liigun edasi. Loodetavasti saan nüüd Indiast rohkem positiivseid asju postitada. Palun olge edasi kaasas ja vaadake mu India videoid. Aitäh! Mul on palju vanemaid videoid taist. Olgu, me ei ole siin selleks, et teha reklaami idioodile, kes ilmselgelt ei suuda ise mõelda, aga püha taevas. Ma mõtlen, et rumalus tõesti ei tunne piire. Naised, kes ta vaatavad, ärge minge üksi võõrasse kultuuriruumi. Üldiselt, hea rusikareegel, kuni sa saad teada, kuidas selles kultuuris tegelikult mõeldakse ja mida usutakse. Eriti, kui sa lähed maapiirkonda, kus pole harjutud sinusuguseid inimesi nägema. Lihtsalt pea meeles, et sa pead austama erinevusi. Ega tohi eeldada, et maailm kuulub sulle ja sa võid seal ringi trampida. Ei, see ei käi nii. Vabandust. Ma loodan, et see ei ole väga vastuoluline. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.